Nii, tere päevast! Olen saabunud bussipeatusesse, et oodata bussi, seejärel sõita bussiga ja enne seda aega parajaks teha ja aega teen parajaks siis väikese mõtisklusega. Kuna teema on mul ette valmistamata, YouTube'is ei ole see teatavasti kohustuslik, siis autos sõidavad mööda. Siis mõtlesin rääkida bussisõidust. Et bussisõit on selline huvitav teema, et see on igas riigis natukene erinev ja sellega on kaasneb teatav etikett. Näiteks ma praegu istun siin bussipeatuses ja ma tean, kui buss tuleb, siis bussijuht näeb mind ja jääb seisma. Ja siis ma võin absoluutselt igast uksest peale minna. Et palju siis riikidesse nii ei ole, et kui ma näen, et buss tuleb, siis ma pean bussijuhile lehvitama. Ja jällegi, kuidas ma lehvitan, kas ma olen nagu sellises diagonaalsemas asendis või otsesemas asendis või tõstan käe või viipan käega või hoian käes ka selle juba maksevahendid, mis on tavaliselt bussikaart, eks ju. Väiksed detailid ka. Ja praegu ma olen siin üksinda, seda ma saangi mõtiskleda, aga kummaline, kui siin keegi veel oleks, siis ma ei tea, äkki saaksime koos mõtiskleda, aga ma arvan. Siis on niimoodi, et kuidas ma bussi ootan, kui on palju inimesi, siis on jällegi riike, kus ma pean järjekorras olema, igaüks on ikkagi korralikult oma õiges kohas. Aga Eestis on tavaliselt nii, et kõik töllerdavad suvalistes kohtades, mingi suvaline punt ja näiteks kui ma Hongkongis olin, siis on ühes peatuses on mitu bussi, eks läheb ja siis on erinevatel numbritel on ka nagu omad kindlad ära markeeritud kohad, kus ma pean täpselt järjekorras just selles kohas olema, mitte mingites teistes kohtades. Eestis on niimoodi, et Eestis ma Tartus elasin, siis ma hakkasin bussiga sõitma, siis ma enamasti käin lihtsalt jala aga nüüd on mul vaja, kuna mul on üks tööalane ülesanne. Ja siis ma esimene kord oli väike pabina, et kuidas ma seda bussi, kas ma pean bussile lehvitama, eks ju. Siin Tartus ei pea, aga see on minu jaoks nii kummaline, et ei pea, et ma instinktiivselt tahaksin lehvitada. Siis mul on uus etikett, mis ma endale loodun, hakkan bussi nähes pead sügama. Et mul on tavaliselt see kaart käes, eks siis ma sügan pead, ja see näeb välja nagu pool lehvitus, pool nagu, ma ei tea, pea sügamine. Ja midagi sellist kergelt nagu oleks, käsi ise liiguks, et tahaks seda bussikaarti juba läbi piiksatada. Ja see maksmine ka, eks ju, et kuidas ma maksan, eks ju. Kui ma Eestis saan aru, et siin üldse sularahas maksta ei saa, kas on üldse seaduslik või. Tegelikult, kui ma Hiiumaal käisin, siis saingi sularahas maksta küll, jah. Aga ma ei tea, kas Tartus saab üldse sularahas maksta. Aga ühesõnaga, siin on kaartide piiksatamine. Et kaarti saab enne Nintendo, mis on väga mugav muidugi, aga nojah, et ma ütlen, kui ma 2009 olin Hongkongis, siis oli seal bussides oli selline kast, kuhu inimesed viskasid suvaliselt mingid münte, keegi ei kontrollinud seda, tundus, et vähemalt ei kontrollitud. Ja siis, ühesõnaga, ma maksin muidugi alati õigesti ja siis sõitsid, et tänapäeval on ka selle ka piiksatud seda transpordikaarti, aga see kast on ka alles jäänud, nii et mõlemad võimalused. Makaos oli niimoodi, et seal mul oli mõte, ma olin saanud 3 päeva, et ma ei hakanud selle 3 päeva seda kaarti ostma, siis oli ka müntidega võimalik maksta ja siis müntidega oli natuke kallim, kui oleks kaardile laetud see raha olnud. Et see vahe oli küll, jah. Ja siis, kuidas ma bussist välja tulen, eks ju, et jah, et ma väljun siis kõikidest muudest ustest peale esimese ukse, jällegi Eestis see nii ei ole, eks ju, või suvalisest ustest väljuda. Ja ma ei tea, jah, ja stopp ka, et kas ma pean stopp-nuppule vajutama. Et üldiselt kõikides riikides, nagu ma olen näinud, peab, aga Eesti puhul, Tartu puhul ma olen ühte huvitavat asja nüüd, et mis on need kesklinna peatused, need kesklinn 3, 4 ja 5 ja mis seal kõik on, eks seal kaubamaja juures. Et enne seda peatust tahavad keegi ei vajuta, sest nad teavad, et seal on niikuinii inimesi ja niikuinii see buss peatub, et selline komme on tekkinud ka sellised üldkasutatavad peatused. Tegelikult ma valetan. Hongkongis oli ka see viimane peatus, mis oli see lõpppeatus, seal ka keegi vist ei vajutanud peale minu. Mul oli jah üks buss, mida ma alati võtsin, ma elasin seal kohas ka North Point, mis mulle väga meeldis mõnda aega. Ma elasin paljudes kohtades, ma tahtsin tutvuda erinevate linnaosadega. Ja siis see North Point meeldis mulle väga, aga North Pointil oli ka bussi viimane peatus, seal oli see terminal. Ja siis tihti oli nii, et mina tahtsin seal mere juures maha minna, siis mulle meeldis seal mere ääres jalutada. Aga rahvas, kes North Point läks üks peatus varem tavaliselt maha, et linnas olla. Ja siis tavaliselt päris lõpppeatus oli tihti olin selles suures 2-korduses bussis oli ainult mina. Ja selline asi. Vaat.
et jah, et Buenos Airese bussid, et üks asi on bussid, see, et on need turistibussid, eks ju, et kes tahavad, turismiga tegeleda, siis on nemad väga kallid võrreldes teiste bussidega ja minu meelest ka täiesti absurdsed, sellepärast, et tavabuss on ju palju huvitavam kui turismibuss, et tuleb lihtsalt valida mingi huvitav teekond, mis on tavalisel bussil, linnaliini bussil ja siis näed kohalikku rahvast ju ka, et see on nagu mingi lollide turistide seas nagu mingisugune, ma ei tea, alaarenenud tüüp, eks. Ja siis ma Buenos Airese puhul seda strateegiat kasutasin ja mis ma panin tähele, huvitavaid inimesi iga see muidugi nägi, aga mis oli huvitav, oli näiteks ka busside, kui kõrgena see trepp, et kui sa alla tuled, et kas sa on see järsem või vähem ja see oli päris järsk, ma mäletan. Ja kõik, kes ei maksa näiteks sõjaväelased näiteks ei maksa bussi eest ja mingites kohtades on ka sama, mis nagu Eestis on veel see bussijuhtide sõprade süsteem, et näiteks ma ei hakka nüüd rääkima, kes ja kus, aga näiteks tuleb peale keegi, ta tunneb, et sina maksa, et sul ei ole vaja. Vaat. Et mis seda busside kohta veel meelde, aga jah, et kuna see need bussijuhiga rääkimine, kas ma bussijuhiga peaksin ka rääkima, jah, see on ka huvitav teema, et Eestis ma olen tähele pannud, et nii, et kui on kaugsõidubussid, näiteks ma olen Tartust, eks ju, Tallinna lennujaama, Tallinnas ma viimati käisin 2016, aga lennujaamas ikka peab käima, siis ikkagi bussist välja tööd bussil on aitäh ja nägemist ja see on välja, kui sa seal keskelt lähed, aga siis ka mõnikord ütled nägemist, kui sa bussijuht on parasti ise välja tulnud ja teiste kohvrid seal aitab tõsta ja siis ikka ütled suur tänu ja nägemist ja aga ta linnalinde bussidele võib-olla siis pigem ei räägita, kuigi on inimesi, kes tunnevad bussijuhti, siis natuke räägivad ja ma arvan, et Eestis on ka see, et paljud eristavad, et mina kuskil keskelt peale minna või viimasest uksest peale minna, et siis ei bussijuhi midagi noogutama või rääkida. Aga Hongkongis oli just selline, inimesed julmalt ei räägi bussijuhiga, et see on selline, et võib-olla see enesekaitserefleks, selline hiinlaslik, et sa lihtsalt lähed peale, piiksutad oma kaardi läbi, raha on kusjuures erinev vastavalt, kuhu sa parajasti oled minemas, eks ju. Et kaugemad siis maksavad rohkem raha, eks ju. Ja siis, aga väga odav on transport. Hongkongis pidi olema maailma üks kallimaid linna, ma olen täiesti hämmingus ja sügavam pead, kohe on bussikaardiga pead sügavam, buss ka tuleb. Et kuidas on võimalik, et maailma kallimas linnas on nii odav toit, nii hea toit, et seda paksid ilma rahata süüa fantastilist sööki. Ja kuidas on nii, et transport on nii odav. Et see on täiesti arusaamatu mulle. Aga nii see seal on. Nii, et millal ma buss tuleb, siis ta peaks tulema ka, ma siin juba tükk aega lobisen, et äkki mina muidugi bussigraafikud. Et Hongkongis on mingi, ma ei tea, meeletult palju inimesi ja bussid käivad mingi sekundi pease täpsusega praktiliselt. Ma pean kella bussidele õigeks panna. Aga Eestis seda nii täpselt ei ole, et siin ei ole kedagi ja bussil ikkagi on nihkes ikka mingi circa 5 minutit võib tihti nihkes olla. Et see on arusaamatu, et kuidas on võimalik, et Hongkongis suudetakse nii täpseid graafikuid teha ja Eestis bussijuhid teevad mingit oma loomingut. Seda ma tahaks väga teada. Aga Luksbuss, mis Tallinnast Tartust Tallinna lennujaama läheb ja mujale ka. Tema see käib küll väga täpselt on käinud ja väga hästi. Ja täiesti usaldusväärne transpordivahend olnud mulle. Eriti mõeldavad mulle, mis on need Lux Lounge. Ma ükskord huvi pärast oli selline buss, mille nimi oli Lux Lounge ja see oli võimalik mingi 3 euri, mis maksis rohkem. Oli võimalik võtta selline äriklass või kuidas seda nimetaks, ma ei tea, selline spetsiaalne iste. Ja see oli küll hästi äge, see oli hästi suur, see oli bussi tagaotsas ja see oli hästi mõnus, hästi puhkas reisi all välja täiesti, hästi hea oli. Ma edaspidi tahaks ka seda võtta. Vot nii. Aga see oli siis mõtisklus, bussi jänestest võib olla ka, jah, et petmisega ma pole bussides tegelenud, nii et seda ma ei oska kommenteerida. Kui palju seda teised teevad või ei tee. Vaat. Et miks Eestis sularahas paljus bussides maksta ei saa, see on küsimus. Kas see on üldse seaduslik? Vist ei ole. Nii, okei, see oli mõtisklus bussist, aga see kuradeva buss, mis kell on, ma ei näe, et ma pean vaatama, et kus see buss üldse on.